Tere tulemast Microsoft Education Eesti kasutajate kommuuni videoloengusse. Minu nimi on Viko. Mina räägin teile sellest, mis asi on OneDrive ja mida see võimaldab. OneDrive on Office 365 keskkonnas asuv failide salvestamise kaust ehk teisisõnu pilvepõhine võrgukaust. OneDrive'ile on võimalik ligi pääseda igast seadmest, olenemata asukohast ja ajahetkest. Lisaks failide talletamisele võimaldab OneDrive failide jagamist, mis omakorda lihtsustab jaotusmaterjalide edastamist ja toetab failide ühise digeerimist. Igal kasutajal on OneDrive'is vaikimisi 1 terabait salvestamise ruumi. Lisaks saab selles keskkonnas avada ligikaudu 300 erinevat failiformaati. Ja olulisi faile on võimalik ka varundada. Tänases videoloengus vaatame lähemalt, kuidas OneDrive'is on võimalik talletada oma faile ja neid ka hõlpsalt jagada. Lisaks baasfunktsioonidele vaatame ka OneDrive'i muid võimalusi. Kuid alustame failide haldamisest. Selleks, et OneDrive'is oma failide haldamisega pihta hakata, tuleks järgida 4 lihtsat sammu. Ava Office 365 portaal, käivita vasakpoolsest menüüst OneDrive, failide hõlpsamaks struktureerimiseks loo OneDrive'i kaust, läbi OneDrive'i menüü lae üles olemasolev dokument või loo uus Office'i fail läbi Wordi, Exceli, PowerPointi või OneNote'i veebirakendus. Slaidil esitatud piltidelt on näha, kuidas OneDrive veebis välja näeb. Dokumente on võimalik paigutada kaustadesse, mis hõlbustab nende grupeerimist ja hiljem ka jagamist. Office'i veebirakendused võimaldavad luua Wordi, Exceli, PowerPointi ja OneNote'i faile. Lisaks failide loomisele võimaldab OneDrive ka olemasolevate failide üleslaadimist. Jätkame koostöövõimalustega. Failide jagamiseks OneDrive'i keskkonnas tuleb sooritada järgnevad toimikud. Vali OneDrive'i keskkonnas kaust või fail, mida soovid jagada. Seejärel klõpsa OneDrive'i menüüreal oleval nupul ühiskasutus. Avanevas aknas määra ligipääsu õigused, sisesta saaja nimi või e-post ja saada kutse. Siin piltidel on näha kõik OneDrive'i jagamise sätted. Kui klõpsad jagamise alustamise nupul, redigeerimisõigus on kõigil, kellel on see link, avaneb täpsemate sätete aken, mis võimaldab määrata järgnevaid valikuid. On võimalik määrata, kas failide ligipääs tagatakse läbi lingi. On võimalik määrata, kas failide ligipääs tagatakse automaatselt kõikidele õpetajatele ja õpilastele, kellel on kooli Office 365 konto. On võimalik määrata, kas failide ligipääs tagatakse kasutajatele läbi personaalse e-posti aadressi. Kui faili jagatakse lingi kaudu, saab lingile määrata järgnevad omadused. Kas lingi kaudu on võimalik faile ainult vaadata või saab seda ka redigeerida? Kas link on kasutatav teatud tähtaja ulatuses? Kas kausta avamiseks on vajalik ka parool? See valik võimaldab maandada riske, mis tekivad siis, kui link on mingil põhjusel tahtmatult lekkinud. Office'i veebirakenduste poolt loodud dokumentidele on võimalik määrata ka failide allatõmbamise piirang. Ja viimaks räägime OneDrive'i muudest võimalustest. OneDrive ei ole pelgalt vaid failide talletamise kaust. Lisaks baasfunktsioonidele võimaldab OneDrive ka dokumentide ühise digeerimist. Seda funktsiooni aitab kõige paremini illustreerida dokumentide kommenteerimise funktsioon. Lisaks ühistööle talletab OneDrive ka dokumentide erinevaid versioone, mis annab võimaluse eelnevate versioonide taastamiseks, kui keegi on kogemata midagi üle kirjutanud. OneDrive annab võimaluse ka dokumentidega töö jätkamiseks, kui puudub internetiühendus. Selle võimaldamiseks tuleb sünkroniseerida OneDrive ja arvuti läbi töölaua rakenduse. Töölaua rakendus hõlbustab omakorda OneDrive'iga tööd, kui kasutaja on harjunud failidega töötama läbi File Exploreri. Kokkuvõtteks võin öelda, et OneDrive'iga töö alustamine on väga lihtne. Selleks tuleb järgida vaid 4 sammu. Ava Office 365 portaal, käivita vasakpoolselt menüürialt OneDrive, lae üles oma failid, milleks võivad olla kas dokumendid, pildid, videod või muud sellist, koostöö alustamiseks või töö esitamiseks ja ka oma failid läbi OneDrive'i.